number 7. Ja meie 7. kohal, enne kui me sellega algust teeme, vabandame eelmisel klipi pärast, sellepärast, et helirežissöör on meil siiamaani aastavahetuse peo meeleolus, nii ehk siis maakeeli öeldes purjus ja pani vale mikrofoni sisse, nii et 1000 vabandust, aga no ma usun, et te saate sellest aru küll, kui te kuulate seda osa. Ka profid eksivad. Jaa, profid eksivad, siirad vabandused. Meie 7. kohal leiame sellise tegelase nagu Strippar Marko, kes ütleb, et soppasin 20... Ja kui ta õigeni vist, kui ma eksin, vist Marko Tasane või? Jah, oli vist niimoodi. 21, soppasin 21 000 krooni eest. Et ma nüüd ei saagi aru, et oleneb, et kus kohast ta soppas. Et see rahasumma on, kui ta säästumarketis käis, siis on rahasumma on päris suur. Ma arvan, et säästumarketis saab selle raha eest mitu kuud käia. Ja, et aga kui ta käis näiteks Maximas? No Maxima on natuke kallim, aga Stockmannis käis, oleneb mida ta ostis. Jah, Stockmannis on vaadatilad ka soodushinnad ja aga siin ta veel oleneb, kas ta kliendikaarti ka loeb või ei ole, eks? Siin ta veel odavad piletit sain oktoobris vaid 5500 krooni eest Ameerikasse. Ühesõnaga ta siis käis Ameerikas shoppamas 21 000 krooni eest. 5500 maha võtta, see on see on 17 000 midagi. Midagi sinna kanti. No mõte on suht nõrk. No võt. Muidu ma loeks padari asemel raha praegu. Aga võib-olla Mark see 21 000 krooni eest võib-olla ta ajas sassi midagi võib-olla. Võib-olla jah. Et võib-olla ta nagu ärkas lihtsalt hommikul läheb üles ja nägi, et tal on 21 000 krooni kadunud, aga ta ei mäletagi üldse, et ta kuskil soppamas käis. Ja mõtles välja jah. Et ajakirjanduse eest natuke. Ja maksuameti ees on põhiline. Ta saab kindlasti FIE, saab kindlasti kuludesse panna selle. Et ta käis Ameerikas ja pani sinna seletuseks, et eravisiidi tööreis näiteks. Siis kujutan ette, kui Marko Tasane läheb sinna või Strippar Marko läheb sinna, jõuab sinna, vaata, lennuki pealt tuled enne, siis küsitakse passi, vaata, siis küsitakse business or pleasure, siis ta mõtleb, kumb see nüüd on. Ma usun, et ta ei suudaks vastata sellepärast, et mõnes mõttes on see ta ütleb, et both ütleb, mõlemad. Et samas all good things together. No vot. Ja ütleme, vaata, mees tunnistab, mees teab, et New Yorgis ja Miamis, kuhu Tasane puhkama läheb, näed, ta käis puhkamas ka veel ju. Ja siis ta oligi. Tule taevas appi. Siis ta ütleski, et business and pleasure. Ütles, et seal on kindlasti häid kaubamärke, aga vaata, et mis on head kaubamärgid? Aga sellest ma tegelikult ei tahagi rääkida, et Dolce & Gabbana on ju. Et ma tahaks tegelikult seda rääkida, kui sealt tagasi tuli, siis ta hakkas see lõug olevat lahku tulnud. Äkki ta sai lõuga selle? Ja Ärapõnija rääkis ka sellest, aga meie versioon ikkagi see, et ta käis ikkagi seal New Yorgis ja sattus sinna getosse. Seal läks väikselt lööma. Ja sai selle 50 sendi käest lõuga. Ja 50 cent pidas seda teiseks paksuks räppariks. Rick Rossiks tegi nagu, andis kakles taaga nagu. 1-0, tegi ära knockout. Kakles taaga ja siis 50 mõtles, et see on Rick Ross nagu uue väljumine. Ja siis tegi Rick Rossile disloo. Siis niimoodi nagu, aga see lugu läheb väga huvitavaks. Aga kui võtta nüüd Eestis 21 000 krooni shoppata, nii pole probleemi. Pole paha. Pole paha, jah. Et tubli. Et siin ma nüüd annaks, meie töö ei ole siin ajakirjanduslikku teha, meie töö on see kokku võtta kõike sellest rääkida, aga nüüd uuriva ajakirjandus võiks seda natuke uurida, mis värk siis ikkagi selle lõuaga on.
kus ta selle ikkagi selle lahti sai sul lõua.